autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajad, autotund on eetris. Stuudios Tarmo Tähepõlt, üle interneti Martin Mets Geenius uudisteportaalist ja nädal on olnud, ma ütleks, minul on olnud väga tegus. Ma pole peaaegu tööl, ma olen tööd teinud, aga ma pole tööl käinud. Uudiseid siin kohalikke palju ei tea, aga paar asja jäi silma küll. Ja räägime ka väga populaarsest teemast nagu kasutatud autod, sest me tegime jälle edetabeli ja meil ilmus jälle uus autoleht Ekstra ja sellest natuke saate teises pooles. Aga minul on üks terav teema. Terav teema ja see puudutab, see on natuke traagiline ka, et juhtimisõiguse peatamist või äravõtmist, nimetame siis rahvakeeli juhilubade äravõtmist, seoses tervisliku seisundiga. See on hästi siin viimasel ajal sageli teemaks just näiteks vanemate juhtide puhul. Tartus oli üks traagiline õnnetus vanema juhiga, kes pärast võis, ma ei tea, minust jõudis veel ühe õnnetus teha. Ja siin on neid nagu juhtumeid palju. Okei. Aga mis mul nagu kõige rohkem silma jäi, oli see juhtum, kui Tartus tuli sealt põhimõtteliselt mööda Riia mäge alla, kes Tartut teab, Emajõe suunas tohutu kiirusega lihtsalt üks kaubik, Volkswageni kaubik ja pani taskukeskuse juures, pani teelt välja, lendas hooga taskukeskusesse napilt lapsevankriga emast mööda. Alguses kõik mõtlesid ikka, et joobes juht või mingid hullud kihutsid. Ja nüüd oli Tartu Postimehes oli uudis, et tegemist, et inimesel tekkis mingi vaimse tervisehäire, kus ta ei andnud enam oma tegevusest endal aru. Loomulikult terviseandmed, et seal täpselt ei öeldud, mis diagnoos ja kõik. Aga kuna see juht ei teadnud, et tal selline asi on, et see lõi välja esimest korda ja see ongi väga traagiline selles mõttes, ma nüüd üldse ei eeldagi, et selle inimese peaks kuidagi siin, ma ei tea, liistule tõmbama või kuidagi tegema temast mingi näite. Aga kummaline on see, et öeldi, et juhtimisõigus jääb alles, sest et seda haigust nüüd saab siis edaspidi rohtudega kontrolli all hoida, kui ta tublisti rohte võtab, et siis enam ei juhtu. Ma ei ole arst, ilmselt siis ei juhtugi, aga see on see, et kas inimene võtab. Ja kui te mäletate, siis mõni saade tagasi käis siin ka liikluspsühholoog, kes ju tegelikult saate lõpus me jõudsime ka selleni, et väga palju on ju inimesi, kellel on erinevaid episoode, kes ei teagi, et neil on veel need avaldunud, kellel vähemal, kellel rohkemal määral, aga nad kõik on ju liikluses. Ja küsisime siis Transpordiametilt. Küsisin, et kui tihti seda juhtub, et juhiluba ära võetakse selle terviseseisundi tõttu. Ja seal on lihtne, et ega nemad ise ei saa midagi teha ja politseis ka. Kui tuleb, ühesõnaga perearst, keegi peab selle kehtiva tervisetõendi kehtetuks tunnistama. Ja siis saab juhiluba peatada. Kuniks seda ei ole tehtud, siis ei saa keegi teine sulle öelda, et see on kehtetu. Mis puudutab ka vana inimesi, et ta käib küll iga aasta või iga 2 aasta tagant tervisekontrollis, aga kui tal kuskil poole sõidu peal või 2 kontrolli vahel on midagi väga nagu silmadega juhtunud või nii, et ega sellest keegi ei teada ei saagi. Ja see inimene sõidab rahulikult edasi ja arvab, et ta ju võib. See aasta on ikkagi tervistõend peatatud 84 inimesel ja eelmisel aastal 153 inimest. Et seda ikkagi tehakse, et see päris nüüd nii ei ole. Aga natukene siin politsei ka kommenteeris. Keegi igatahes, ma nüüd ei leia üles igatahes ütles, et midagi on plaanis natuke seadusega teha, et seda Kusjuures vahepeal... Just seaduse mõttes, et mis puudutab õigus... jah. Kusjuures vahepeal ma vaatasin seda statistikat veel ka, et lihtsalt see on seesama Transpordiameti liiklusõnnetuste statistika, kus on siis vigastatuid ja võtsin sinna kõik viimase 5-6 aasta andmed. Kuna saab võrrelda sellised asjad on, mille põhjal seda saab neid asju võrrelda, on see, et kas õnnetused on juhtunud eaka juhi osalusel, joobes juhi osalusel või esmase juhiloa omaniku osalusel. Et osalust ei tähenda siis on ju süüd, vaid osalus tähendab seda, et üks
pool kuskil on olnud vastavalt see. Ja selles mõttes see statistika, mida see nagu tegelikult minu jaoks näitas, oli see, et eaka juhi osalusel õnnetuste arv oli väga suur, suurem kui joobes juhi osalusel, aga siin tasub muidugi arvesse võtta seda, et eakaid juhte ongi palju. Ja teistpidi, esmase juhiloa osalusel oli õnnetusi tegelikult väga vähe. Viimase 6 aasta jooksul on 17 inimest hukkunud õnnetustest, kus on olnud esmase juhiloa omanik, üks osaline. Vastavalt eaka juhi osalusel on 54 ja joobes juhi osalusel 74. Et minule pigem nagu näitas see, et esmase juhiloaga tegelikult on pigem nagu üsna vähe õnnetusi, kuigi tasub jälle arvestada, et seal see valim on ka jälle natuke kitsam, et seda esmast juhiluba on jälle vähem kui on ju eakaid juhte. Just. Et palju on nagu joobes juhte on ju liikluses, mis see osakaal on päriselt, seda on nagu jõle keeruline on ju öelda, et siin on olnud igasugu erinevaid arvamusi, mida politsei on välja öelnud, mõned on olnud päris kohutavalt suured. Kui tehakse reid, siis need protsendid ei ole nagu meeletult kõrged, aga oleneb ka millal neid reide nagu tehakse, et kas need on kuskil vastu jaanipäeva või on see siis, ma ei tea, novembri esimene nädalavahetus, kus võib-olla väga midagi ei toimugi kuskil. Ja politsei ütles ka, et inimkannatanuga liiklusõnnetuse andmetest pole välja toodud infot, kas isikul oli kehtiv tervisetõend või mitte, nii et seda me ka ei tea, kas on õnnetusiga juhtunud niimoodi, et tegelikult inimesel juba ongi tehtud otsus, et ta ei tohiks sõita, aga sõidab ikka. Nii et selles mõttes, see on üks, ega ma ei oskagi, mul ei ole selle teemaga siin niimoodi, et me peaksime hästi karmilt hakkama kõiki kontrollima, aga see lihtsalt tuli nagu päris üllatavana, et kui nüüd inimene ilusti rohtu võtab, siis ta võib edasi sõita. Aga see juhtum oli ju väga nagu karmilt avaldus, et ma ei tea. Vot siin ongi see, et iga seda üksikjuhtumit on nagu keeruline arutada, kuna siin on terviseandmed, iga inimene on erinev, igal ja kõik need olukorda on hästi nagu erinevad, aga võib-olla pigem, mis siin nagu on ikkagi laiemalt see, et mõelda, et kuidas see tervisetõendite süsteem toimib ja kuidas see toimib siis, kui inimesel tervisekontrollis kuskil avastataksegi süsteem või mingi probleem, sest just need süsteemid ju, nende omavaheline suhtlemine, ütleme niiviisi, et kui üks inimene saab kuskil mingi diagnoosi, et kas see jõuab perearstini, kas perearst selle peale teeb midagi, kas ta vaatab üldse, kas tal on nagu kehtiv juhtimisõigus ja tervisetõend olemas on ju, et pigem nagu, et see süsteem nagu toimiks, et tõesti, et vaadatakse uuesti selle tervisetõendile peale, kui kuskilt tuleb info, et on mingi võimalik probleem. Pigem peaks seda nagu niiviisi minu meelest vaatama. Jah, et plaanis on liiklusseaduse muudatused, mis muudaksid tänast juhtimisõiguse peatamise protsessi automaatsemaks ja vähem bürokraatlikumaks. Kuid see ei taga, seda ütles politsei jälle. Jah, aga ma ei ole kindel, kas see automaatne on siin tingimata nagu see õige asi, et pigem on ikkagi siin see, et seda asja just peakski nagu väga juhtumi kaupa vaatama, on ju, pigem need automaatsed asjad, et kellelgi kuskil on tervise andmetes mingi asi, et ma ei tea, käis vaimse tervise õe juurest nõustamisel, et siis kuskil mingi automaatne lipuke kohe ei tõuseks püsti, et oi, juhtimisõigus tuleb ära võtta. Nii, selline lihtsalt teadmine teile. Aga mis sul nädalast silma jäi? Nädal oli tõesti tegelikult siin vaikne, aga selgeks sai see lõpuks ometi, et siin vaieldi automaksu detailide üle, nüüd see läheb Riigikokku ja paistab, et tegelikult siin veel enne jaanipäeva võetakse see automaksu eelnõu vastu, et see saaks kenasti hakata järgmise aasta algusest kehtima. Kõik need detailid on tegelikult üldiselt samad, mis siin olid ka aasta siin paar kuud tagasi, kui see asi nagu uues välja tuli. Aga siin vaidlus käis ühe konkreetse asja üle tegelikult. Et kas maksustada neid autosid, mis on nii-öelda, mille registrikanne on peatatud, et kas neid maksustada või mitte. Küsimus on see, et kas kehtib sama süsteem, mis on liikluskindlustusega, kui sa registrikande peatad, siis see liikluskindlustust ei maksa. Näiteks kui sul on mingi selline auto, millega sa sõidad ainult suvel ja talvel ei sõida, mõni selline hobiauto, et siis sa maksad ainult sel ajal, kui sa sõidad, mis ühtepidi on nagu hästi loogiline, on ju. Et maksad siis, kui sõidad. Aga siin vaidlus käis selle üle, siis Reformierakond oli siis selle poolt, et ei maksustada võiks kõiki autosid, mis on registris.
ka kõik need, mis on kuskil romud, mis on kellelgi kuskil hoovis seisavad ja ammu, mille registrikanne on ammu peatatud, aga mis on registris olemas, et neid ka maksustada ja koalitsiooni teised osapooled, sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200 siis seda ei tahtnud. Aga nüüd lepiti kokku, et ikkagi maksu hakatakse koguma neilt kõigilt autodelt ja kuna üldiselt on tegemist siis vanade autodega, millest ma alati väga kindel ei ole, aga et lihtsalt siis selle aastatasu oleks ilmselt 50 eurot. Ja no ma ei tea, mina nagu isiklikult näen, et see on nagu ikkagi liiga palju, et see põhjus, jah, et see, millele viidatakse, siis on see, et et see on kole reostus, kui hoovis on siin 10 autot, on ju. Et see, miks see 10 autot seal on, et sellel on väga erinevad põhjused tegelikult ju. Et see võib tõesti olla, et mõni inimene on selline koguja, mõni inimene on see, et mõtleb, et ma veel midagi nendega teen ja panen siin kokku ja mul on siin 3 doonorit ja midagi sarnast, on ju. Et tegelikult minu meelest oleks võinud see nendele registrikande, millel on peatud, sellel olla selline hästi minimaalne automaks, et ma ei tea, 10 eurot kuus. Et see ongi siis see, et kellel need lihtsalt seisavad täiesti mõttetult, et see ikkagi viiks nad ära. Aga siin on lihtsalt üks asi veel. See on see, et kui sul on see ront, mis sul on küll hoovi peal kenasti olemas ja mis on kenasti ka registris olemas, aga sul ei ole selle asja kohta enam mitte ühtegi dokumenti, siis sa ei saa seda ju ka utiliseerida, sa ei saa seda lammutusse viia. Ei, see on vist kuskil eraldi teise asja, nad pidid ära lahendama mingi 2026. Täpselt 2026. Automaksaks hakkab kehtima 2025, et see on jah, kuskil on see, et me lihtsustame seda korda, kuidas nii-öelda dokumentideta autot, et kuidas sa saad seda registrist täielikult eemaldada ja utiliseerida. Et see jah, kuskil hiljem, see on eraldi asi, mida tahetakse ja seda tahetakse kuskil hiljem, aga pigem nagu need asjad oleks mõistlik, kui need käiksid nagu käsi käes. Et sa saaksidki enda selle rondist lihtsustatud korras lahti, sa saaksid veel selle eest kuusakoskis 200 eurot ja sa ei peaks selle eest 50 eurot kuus automaksu maksma. See on need kohad sellest automaksu kogu eelnõust ja sellest juurde käivast jutust nagu Võrklaeva jutt rohemaksust, siis see loll jutt, et mingid romud kuskil reostavad, siis ausõna, siis sellel hetkel läheb küll natukene seier punases, sest see on, esiteks on loll jutt, mida nad seal nii väga reostavad, et võt nüüd ühtäkki hakkasime jälle lahendama mingit probleemi, mida tegelikult ei ole. Et teine on jah seesama, et 10 autot ja ma tean ju päris palju selliseid hobiautode omanikke, et kui me räägime jällegi siin saastamisest ja sellest roheosast, siis sorry, kui mul on 10 autot, ma sõidan korraga 1 autoga. Ja kui ma olen 5 tükki neist võtnud talveks arvelt maha, peatanud registrikande, siis ma ei sõida nendega, need autod, palju neid ei hoita, see on see jutt, et jah, et siis tänavad on ka täis ja teistel inimestel pole parkimiskohti. Väga paljud nendest autodest ei vedele tänaval. Need on inimestel oma garaažides, oma hoovides ja need ei võta kelleltki ära ruumi, vaid see on lihtsalt, see automaks on ammu juba ja on algusest peale olnud varamaks. Ja see ongi niimoodi, et kui sul on 10 autot, siis maksad 10 auto eest, ise oled siuke fucking rikas ja Reformierakond võiks selle välja öelda, mitte ajada mingit erilist nagu demagoogiat mingitest autodest, mis kuskil reostavad aianurgas. Ja, et kui seda automaksu ajab Rahandusministeerium, mis on Reformierakonna ministeerium, siis tegelikult jah, Kliimaministeerium, mis on samamoodi siis Reformierakonna ministeerium, see siis ajab täpselt seda asja, et need autosid saaks lihtsustatud maha võtta. Ja just see on see probleem, et kas või see, et miks ma ei tea, Lasnamäel kuskil parklasse jääb mingi ront vedelema, siin on just see põhjus ilmselt, et kui see inimene saaks selle 200 euro eest lihtsalt ära viia, siis ei oleks nagu seda probleemi. Et see probleem on natukene kuskil mujal, seda tuleks lahendada natuke teistmoodi, aga et see 50 eurot aastatasu, kusjuures paljudel hobiautodel see kindlasti on suurem kui 50 eurot. No muidugi. No, see tuleb ikkagi, jah. Nojah, okei. Aga jätkame samal teemal tegelikult natuke teise nurga alt, et
Minu arvamus oli nüüd, et see, et eriti, et paistab ikkagi, et see automaks on kindel, et nüüd oleks väga mõistlik ju, eriti kui nüüd tuli veel teade, et see esimene omanikuvahetus, et seal tuleb ka automaksu maksta, ehk siis see, et kui ma järgmisel aastal enda auto maha müün, siis tuleb ka selle eest, peab siis ostja või mina müüjana või jõuame kuidagi kokkuleppele, peame maksma automaksu. Ja mina arvasin, et see siis hoogustab väga seda, et sel aastal müüakse väga palju autosid, nii kasutatud kui uusi, et inimesed teevad selle ühe vahetuse nüüd ära ja siis lükkavad seda järgmist vahetust kuskile mitme aasta taha, et nad ei pea hakkama kohe järgmine aasta sellega tegelema, eriti need, kes praegu just juba mõtlevad nagu vahetuse peale vaikselt. Ja nüüd kasutatud autode müüja Longo, peamiselt peavad kasutatud autosid, on ju, või on ainult isegi. Jah. Saatis välja pressiteate, kus nad andsid teada, et väga üllatav, aga see ei olegi kaasa toonud mingit kasutatud autode ostubuumi siiani vähemalt. Et eks tahtsidki muidugi nemad ka selle tähelepanu juhtida muidugi, et kuulge, et see aasta saab veel odavamalt, aga näed, inimesed ei kasuta seda võimalust ära. Ja see tegelikult on nagu üllatav. Aga ei usuta veel, et ikkagi lükatakse seda kogu aeg edasi, sest et nagu ei ole ju otseselt seda vajadust praegult, siis täpselt inimesed vahetavad autosid siis, kui neil on vaja. Või paljud ka siis, kui nad tahavad, aga neid on vähem. Ja nüüd, kui sulle justkui nagu sunnitult, nagu see nüüd, või sa hakkad kartma, et mina ka mõtlesin, et nii, mul on see auto, mu aastamaks ei tule väga suur, tal on läbisõit on juba 100 000, et kas ma peaksin nüüd hakkama võtma et midagi nagu väiksema läbisõiduga, et mingid remondikulusid tulema ei hakkaks. Aga ma täpselt mõtlen, et aga ma ei tea, ma ei viitsi sellega tegeleda. Et see auto mul praegu sõidab, et hakata mingit paanikas jooksma kuskile vastu seina, ma ei tea. Kui sul raha praegult ei ole ka selleks tehinguks. Ega aeg ei ole parim, see on selge. Jah, et siis sa lihtsalt tee seda ja otsustadki, et sõidan oma selle mineda, võib-olla mängib see siin hoopis kogu valitsuse roheplaanile vastu. Ja seda tõi ka Longo välja, et näete, et see hoopis mängib sellele vastu, et Eesti autopark vananeb veelgi. Ja seda me paar saadet tagasi rääkisime, et see Eesti autopark ei ole Euroopa Liidu kõige vanem, et see on täiesti keskel. On see nii-öelda aktiivne teistega võrreldav autopark. Aga ega mul endal on samamoodi. Olen ju ka siin, ma ei tea, vahetusele, tegelikult mõtled peaaegu nagu kogu aeg, aga siis oled laisk ja mugav inimene, nii kui auto töötab, siis on keeruline, eriti veel siis, kui ei ole ka liisingut peal enam, siis ongi see, et sa mõtled, et võtad, siis pead võtma liisingu peale ja praegu iga kuu, mis sõidad, on nagu, ma ei tea, 250, 300, 400, mis iganes liising tuleks uuel autol, puhas võit. Ja siis sa mõtled ka ikkagi, et okei, et tegelikult selle auto väärtus on ka nii olematuks juba kukkunud, et pole siin enam teist nagu väga nagu müüagi mingi suure raha eest ja siis mulle tundub samamoodi, et ei olegi nagu väga kiiret sellega, kuigi ei saa välistada siin järgmist poolt aastat, aga pigem nagu ei liiguta ennast selle automaksu pärast veel. Ja nüüd pane kõik see raha, mis sul liisingust üle jäi kõrvale ja investeeri ja osta aktsiaid või ma ei tea, mida kõik need rahatargad teha käsivad inimestel rahadega, mis üle jäävad. Küsin Urmas Paadi käest nõu, kuidas teha. Nii, aga kasutatud autod. Jätkame. Ometigi on valmis saanud jälle suur ja võimas edetabel. Kõike seda, mis me siin just rääkisime arvesse võttes. Ja võttes arvesse seda, et ilmus taas autoleht Ekstra, uus, siis tegime edetabeli. Tegime seekord kasutatud autod kuni 30 000 euro eest ja 3 hinnaklassis kuni 10 000, kuni 20 000, kuni 30 000. Et see peaks olema ikkagi väga magusad hinnaklassid, mis kõigile, aga ikkagi väga paljudele on kättesaadavad. Ma ei tea, kas üllatusi oli? Mine tea, Martin, oled seda edetabelit juba näinud? Olen küll. Ma libistasin just pilgu üle sellest kõige odavamast otsast siin ja liiga palju üllatusi ei ole. Võib-olla üks
üks suurimaid üllatusi oli minu jaoks siin Mitsubishi ASX. ma ütleksin. Ka minu jaoks seda tabelit tegime siis mina, Margus Pipar ja Elmar Ots. Igaüks sai oma hinnaklassi ja Pipar natukene, ütleme siis, modereeris seda, vaatas meie kõigi asjad üle tema kui meie kasutatud autode kunn. Aga mina teist omi väga ei vaadanudki. Ja siis, kui see ekstra valmis sai ja me hakkasime seda nii-öelda seal küljel siis üle lugema, et veel mingeid vigu leida ja enne trükkiminekut, siis ma nägin ka, et ohoh, Mitsubishi ASX, see oli ka mulle üllatus. Aga see odavam ots lihtsalt, et mingid nimesid ka nagu öelda, on ju siis Škoda Octavia, see on siis nüüd juba üle-eelmine generatsioon, jah. Siis Volvo XC60, kerge üllatus, aga okei. Eks ma võin natuke öelda, kuidas me... Oota, ma lihtsalt ütlen siia lihtsalt nimedena veel et Civic ja Kia Ceed ära, aga mina tahtsin öelda ühe asja veel tegelikult siia, et kui need olid autod siis kuni 10 000 eurot, siis mina tahtsin öelda see ei olegi autosoovitus, aga see on pigem selline, kes tahab endale autoseiklust või tahab esimest kokkupuudet, sa juba saad aru, kuhu ma sihin, esimest kokkupuudet elektriautoga, siis tegelikult minule meeldib väga osta ees lapata erinevaid asju ja praegu on seal väga palju müügil valdade ja asutuste Mitsubishi e-Mieveid. Väga palju tähendab kuskil korraga on kuskil 6-7 seal müügil. Aga seal võib leida täitsa nagu pärleid. Et näiteks ma leidsin, et TTJA, see on siis tehnilise tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametil, on müügil siin kenasti 2012 aasta. Nüüd on see oksjon ka läbi, aga lihtsalt see on nagu näide 2012 aasta Mitsubishi e-Miev, millele on just tehtud selle suure aku vahetus ja mis läbisõit oli 15 000 kilomeetrit. Ja see hind oli kuskil seal natuke üle 2000 euro. Et see tekitas küll tunde, et väga hea, et neid kunagi soetatud sai, aga kas keegi nendega sõitis ka. Aga selles mõttes, et saab nagu päris huvitavas seisukorras neid masinaid. Ja tavaline on see, et seal on mingid valdade omad, millega on rohkem sõidetud, 100 000, midagi sellist. Enamikel tundub, et konditsioneer enam ei tööta, see paistab olema põhiviga, mis on seal kõigil. Aga see ja hinnad olid ikkagi mõne puhul on lihtsalt 1000 eurot või midagi sellist, võib-olla see aku on juba mõnel tegelikult nii palju väärt, kui õigesse kohta utiliseerida. Et tegelikult see on mingi asi, mida võib nagu mõelda, kes just endale tahab sellist seiklust, et kindlasti see ei ole nagu autosoovitus, aga Ma tean, üks kolleeg sealt masinavärgist just omale Saaremaalt sellise tõi. Ma eeldan, et äkki nad hakkavad sellega mingit sisu tootma, et kuidas siis on elada 1000 kuni 2000 eurose elektriautoga. Ja kõige odavam elektriauto, mida kasutatuna või kuskilt üldse saab, on praegu see. Aga ühesõnaga, see on nagu selline naljakas asi, et ma siin ise mõtlesin ka, et küll oleks lõbus ja naljakas, aga võtab hoovi peal ruumi ja automaksu selle eest vist eriti ei pea niikuinii maksma 50 eurot aastas või midagi sellist. Aga ma seal et kuna siin mainist enne Volvo XC60, et loomulikult me püüdsime selle tabeli nagu ka natuke ikkagi mitmekesise erinevale maitsele, sest muidu tõesti muidugi panedki erinevad, ma ei tea, Toyotad või Škodad ritta ja see natuke oleks igav. Et just, et see sama Volvo XC60, siis see esimene põlvkond 2008 kuni seda tõesti 2017, muidugi 2017 aasta autot sa ei saa 10 000-ga. Aga me nagu veidikene ikkagi eeldame, et inimesel on teatud selline mõtlemisvõime, et XC60 kindlasti ta nõuab sul kulusid ja kui tulevad kulud, siis on need sellised Volvo mõõtu kulud, et mitte alati kõige odavamad. Aga kui sa leiad hea eksemplari, see on korralik toitud, hea hooldusajalugu ja aeg-ajalt sinna nagu paned raha sisse, siis ta pakub jälle sulle lihtsalt niivõrd palju rohkem mugavust, luksust, vaikust, eks ju, et muidugi, et sa maksad võib-olla nende hoolduste eest rohkem, aga kui kõik töötab, siis on jällegi kõik väga hästi. Nii, kuni 20 000, siis siia panime esikohale BMW. Panime BMW 4. seeria, mis on siis, kes täpsemalt tahab teada, siis mul läks nüüd meelest ära, mis ühesõnaga see on 2013 kuni 2019.
ma ei oska teile, kas oli G80 või? Võin eksida, vabandust, ma ei ütle seda, ei ole G80. Igatahes 4. seeria, tegelikult loomulikult kehtib ka see 3. seeria ja universaali kohta, sest et tehnika ja kõik on ju sama, aga lihtsalt 4. seeria on see kõige magusam selline kompromiss, et ta näeb hea välja, ta on selline kupeeliku kerega, samas 4 ust ja see 4 ust ei tähenda seda, et tagaistujatel ikkagi oleks väga kupeelik kogemus, vaid tagaistujana on piisavalt palju ruumi, et seal saavad normaalmõõdus inimesed sõita. Ja ongi, et hind algab 14 000 eurost, muidugi. 14 000 euro eest saad väga suure läbisõiduga, võib-olla mitte kõige parema versiooni, aga et kui läheb hästi ja maksad selle eest natuke rohkem ja on hea ajalugu, siis on tegemist väga hea autoga. Teisel kohal Škoda Superb. Jah, aga tegelikult üks asi, mida mina olen vaadanud ja tegelikult mis on nagu naljakas, et see, mis on mul nagu disaini koha pealt, et väga kahetsed tunded on see Mercedes CLS 2010–2017 ja see aknakaar kuidagi, et see on selline et ägedalt nagu need, mulle tegelikult üldiselt meeldib, kuidas see Mercedes nende kerenimisi, kuidas see nende tagalangemise joon on sellisel universaali. See on see shooting break, see on see CLS shooting break on siin pildi peal. Ma arvan, et Martin vaatab seda pilti. Jah, vaatan. Et mulle see nagu kuidagi väga meeldib, aga see aken tundub selline hästi kuidagi vastuoluline, kuidagi kummalise mulje jätab. Et ma muidu olen neid siin vaadanud tükk aega ja erinevaid ja siin kuni 20 000 tabelis, ma lihtsalt ütlen, on sees näiteks ka selliseid mitte rariteete, vaid erilisemaid autost nagu Leon ST Cupra või Toyota GT86 ja panin sisse ka ühe elektriauto, milleks on BMW i3, mis on kõige funkim ja ägedam auto üldse. Samuti lühikeseks linnasõitudeks täiesti tasub osta. Ja kuni 30 000 hinnaklassis esimene koht, jällegi Volvo XC60. Nüüd siis juba alates see, mis 2017 tuli. Kehtib kõik see, ma ei viitsi seda isegi korrata, et peab olema hea ajalugu ja kõik, et kui sul on see kuskilt välismaalt toodud kahtlane ajalugu, öeldakse, et läbisõit on 50 000, siis ma suhtluks sellesse teatud reservatsioonidega ja võib-olla isegi kahtleks, aga soovitan teil ka seda teha. Ma näen ka, et Tesla Model 3 on leidnud enda koha edetabelisse. See on jällegi, sul võib sellega väga halvasti minna, aga kui ei lähe, siis on väga hea elektriauto. see annab tõesti hea vastuse nüüd sellele kõigele. Aga võib-olla mind üllatas tegelikult veel see, mis siin nagu kõige viimasel kohal on tegelikult, et Porsche Cayenne'i saab tegelikult niivõrd odavalt juba, et alla 30 000 täitsa. Porsche Cayenne saad sa 5000 euroga ka. No jaa, see ei ole selline auto, mida ma julgeks osta elu sees. Aga mõtlengi, et ma olen vaadanud natukene kallimat neid, et mida nagu julgeks ka nagu osta ja ei peaks, ütleme, et seal see remondikulu on ju, et siis sa saad juba enam-vähem nagu teise samasuguse summa varsti sinna kõrvale, et osta jah, ei olegi võib-olla nii kallis, aga kui sa tahad nagu seda normaalselt remontida, siis on tõesti, tuleb ka kena 5-kohaline summa sinna kõrvale. Kiire ülevaade siis Autoleht Ekstrast. Näiteks tegime eksperimendi, mis ka eksperiment on, tarbija ajakirjandus näoga rahva suunas. Läksime ja testisime 5 erineva hobiauto kütusekulu. Näiteks, kui palju võtab Fiat 500 aastast 1967 kütust võrreldes Mercedes-Benz 500 aastast 1986 versus Porsche 911 või hoopis Subaru Impreza. Et kui te olete vähernud õhtuti enne magama jäämist, lihtsalt ei tule und ja mõtlete, et palju üks hobiauto kütuselt võtab ka, siis nüüd on see vastus olemas uues Autoleht Ekstras ja juba ka veebis. Palju see Fiat siis võtab? No, aga kes siis lugema läheb? Olgu, Fiat võttis kõige vähem, aga ta sõitis ka kõige, selles mõttes me alguses hakkasime koos sõitma, et oleks täpselt sama kilometraaž, kõik, aga siis me saime kiirelt aru, et see, kuidas me üldse nii lolli mõtte peal tulime, sest see ei ole üldse representatiivne, sest et kui me sõidame kõik Fiati tempos, ehk siis Fiat, ütleme alla mäge läks seal peaaegu 80-ga, mis tähendab seda, et tema sõidab kogu aeg gaas põhjas
sisuliselt. Aga meie oma seal Imprezade 911 ja uuena autona võrdluseks oli ka Cupra Formentor. Et me sõidame seal põhimõtteliselt sisuliselt gaasi ei vajutagi, et siis see ju tegelikult ei näita mitte midagi, sest et vaja oli teada, kui palju kulub siis, kui sa hobiautona kasutad. Ja siis me sõitsime ikkagi, läksime lahku, lepsime checkpointid kokku ja siis saime nendes kokku, aga sellest hoolimata, et Fiat põhimõtteliselt sõitis kogu aeg gaas põhjas või tegi oma nagu elusõitu. Ja ma lappan, ma ei leia seda lugu üles, ma tean küll, et Fiat võitis kõige vähem. 4,5 oli, minu mälu järgi lihtsalt, et ma lugesin seda lugu ja minu meelest oli 4,5. 4,5 ja kõige rohkem, mis selle sama, kas ta oli 4,5 100-le või kogu? Minu meelest 100-le minu meelest julgeks pakkuda. Ja siin on mõõdetud, just 100-le ikkagi välja arvutatud. Siis oli tõesti 4,7 oli Fiat 500 aastast 67 ja kõige rohkem keskmiselt võttis Subaru Impreza STI aastast 98, mis oli lihtsalt nii awesome auto. Ma ei ole kunagi ühegi Imprezaga sõitnud nende kuulsate turbokatega ja see oli esimene ja tihti on see, et sa ei saa mingite autode fännlusest ei saa aru, tore, et inimestel ongi väga kirjud autohuvid, aga ise siin hiljuti õnnestus ameeriklasega sõita, millel oli suur mootor ja kõik, aga ma ei saanud sellest aru. Ja siis nõukogude autode ihalus on ka minu jaoks natukene veider, aga okei. Minu jaoks. Aga see Subaru Impreza, selle fännlusest ma saan täiega aru. Ma endal ilmselt ei tahaks, või ei ostaks, aga see oli päriselt kiire. See oli, mis siis, et 98 aasta ta oli ka tänapäeva mõistes nii terav, nii juhitavuse kui vedrustuse ja kõik, sa põhimõtteliselt tundsidki ennast nagu ralliautos. Pidurid küll olid nõrgad, et piduritega pidi ettevaatlikult ümber käima, sest need oli näha, et aasta 98 ja võib-olla ka natuke kulunud. Ja see Subaru Impreza võttis siis keskmiselt 15,7. Aga see lugu ei ole muidugi ainult kütuse kulust, vaid ka nendest autodest ja väga kihvt seltskond oli meil koos ja oli imeline sõidupäev. Ma ütlen, mul on siin viimasel ajal nii palju ette tulnud mingid elu parimaid sõidupäevi ja see oli üks nendest. Ja üks nendest oli ka see, kui ma Californias käisin, millest ma teile rääkisin ja sellest on nüüd ka lugu ekstrast. Siis Peeter Koppel käis sõitmas Maserati Gran Turismoga. Maserati sportautoga ei olnud elektriline. Nii et ei tule sealt seekord seda juttu, kas elektri on hea või halb, vaid päris V6 sportauto. Matkaautodest otsisime üles 3 täiesti erinevat sellist ise esitatud matkaautot, millest kõige kallim maksab 500 000 eurot. Ta oli korraks Eestis ja teiste puhul ma hinda täpselt ei teagi. Aga seal on ikkagi selline üks kohalik Eesti väga osavate kätega Reemet näiteks on ehitanud Mercedes Vario veoautost. Jumalast kihvti matkaelamu. Käekelladest. Siin on jällegi Koppel ja mitmed teised spetsid võtnud sõna ja pannud käekella, et ütleme, et kui sul on Lamborghini Urus, siis millist käekella sa peaksid kandma? Või Škodaga. Et nad on otsinud eri hinnaklassi kelli, mis võiks mõne vastava auto puhul sobida. Nagu igaüks on midagi erinevat välja valinud. Ja siis natukene sellisest raskest elust, mida peavad kogema nii autoajakirjanik kui ka autode kuldkliendid autofirmadel, et millistele üritustele sind kutsutakse, kui sa oled saanud mingi seasse nimekirja. Kas Porschega ringradadele või Volkswageniga kuskile maastikule. Et Margus Vipar on nüüd viimasel ajal käinud 3 erineval ja siis ta on teinud ülevaate, mis toimub kulisside taga või et mis toimub automaailmas. Ja tegelikult on harivaid ja ülevaatlikke lugusid veel, ma ei hakka kõik ette lugema. Aga minu teada peaks olema praegu juba lettidel, ka tellijad peaksid selle kas täna või siis hiljemalt esmaspäeval kätte saama. Ja ajakiri tuli jälle väga hea. Ja kuna ikkagi meeldib ka jagada oma kõik elu ja kui siin kuulaja on tundnud, et ma justkui haigutaks kogu aeg.
siis ma haigutangi, sest ma olen väga väsinud, sest ma olen pidanud väga palju reisima, sest ma käisin näiteks Nissani tehases Sunderlandis Inglismaal, mis oli väga põnev, väga põhjalik kogemus, sest sinna 10 aastat põhimõtteliselt ei ole niimoodi suurelt ajakirjanikke kutsutud. Ja nüüd hakati uuenenud Qashqaid tootma ja siis kutsuti. Ja seal ikkagi lubati kohtadesse, kuhu varem ei olegi üldse ajakirjanikke lubatud, näiteks värvitöödesse. Loomulikult on seal kõik nii juba steriilne, et julgeb kutsuda. Aga kõik kohad käisime läbi ja see on ikkagi hämmastav. See on väga hämmastav, kui palju teeb robottööd. Inimesi ka oli, ma tahtsin sinna jõuda, kas inimesi ka oli või olid ainult robotid või olid inimesed, kes vaatasid, mida robotid teevad? Väga palju käsitööd ja räägiti ka, mis neil on lähema 10 või mis aasta areng, mida kõik muuta. Ja loomulikult oli ajakirjanikel ka küsimus, aga mis siis, mitu inimest siis tööta jääb? Ja tegelikult see pikaajaline prognoos näitab, et seal ikkagi see töötajate arv ei muutu. Selles mõttes, ütleme, seal on hetkel seal tehases tööl 6000 inimest, keegi ei ütle muidugi, et seal ei ole näiteks 5 aasta pärast tööl 5700 inimest. Aga see ei ole suurusjärkude võrra, ei ole. Sest et autod ja kogu see asi läheb aina keerulisemaks, et seal läheb nagu aina rohkem vaja, kas siis kõik see kvaliteedikontroll ja kõik see logistika, et seal tööd jätkub. Ja... Seal võib-olla on tegelikult see ka, et see töötajate arv on nagu üks asi, teine asi on nii-öelda see töö iseloom, et võib-olla ongi, et kas täpselt need samad inimesed seal töötavad ja teevad samu asju, vaid pigem see, et võib-olla mingid teised inimesed töötavad ja teevad võib-olla natuke teistsuguseid asju, aga veel selline inimressursi maht on võib-olla selline, mis väga ei muutu. Näiteks on ju eraldi ehitatud seal tootmishooned aku ja kogu selle asjandusele, siis hübriidiakud ja elektriautode akud, et mida varem selliseid töökohti ei eksisteerinudki. Aga jätkuvalt on olemas ka ju mootorid ja käigukastid ja kõik need, et need kogu see akutööstus on näiteks sinna juurde tulnud. Aga see oli väga tore käik, aga väga pikk ja palju pidi sõitma ja siis pärast seda ma käisin Hispaanias, sõitsin uue Renault Rafalega, millest ma räägin teinekord, aga oli ka tore. Aga jah, siin on olnud kõvasti sõitmist. Nii, aga ma ei tea, laseme sind puhkama. Las ma lähen tukun tunnikese. Ja pärast ma tahtsingi tegelikult saate lõpus, et teil kõigil must tohutult kahju oleks ja te tunneksite, kui raske on autoajakirjaniku töö. Nii vähe saab magada, nii palju peab reisima. Aga kuulen järgmine nädal jälle. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.